Täna on meil proovisutuks Mazda MX-30 REV R Edition, palju erinevaid tähiseid, kuid R viitab siis mudeli rootormootorile, EV mudeli elektrilisusele ning R Edition selle mudeli tippvarustusele. Mazda ise nimetab seda mudelit pistikhübriidiks, kuid põhimõtteliselt oleks võinud Mazda nimetada selle mudeliga MX-30e REV-ks, sest tegemist ka REV hübriidiga, kuid sellest juba lähemalt natukene hiljem. Täiselektrilisena jõudis MX-30 turule tegelikult juba esmakordselt aastal 2020, kuid nüüd 2024 lisandus siis see pistikhübriidne variant. Brändisiselt sarnaneb MX-30 nii suuruselt kui visuaalselt siis enim CX-30-ga. Konkurentideks on tal näiteks ID3, Renault Megane ET, Hyundai Kona ja Kia Niro ning inspiratsiooni võiks öelda, et mudel on kogunud RX8 ning natukene ka Rolls-Royce'idelt. Disaini osas on MX-30 puhul tegemist igati atraktiivse ning väga Mazdaliku väikse crossoveriga. Nina osas lisab sportlikus süvistatud iluvõre, mis siis seotud ka esituledega. Külje liikudes saab mudel olenemata varustusest 18-tollised valuväljad, lihtsalt lihtsamatel varustustel on väljad natuke tagasihoidlikuma disainiga ning siin tippvarustusel täitsa nägusad. Esitiival ka väike vihjer mudeli rootormootorile. Värvilahendusi on MX-30 valikus erinevaid 10 ning tema autot kaunistab meil siin siis R Edition tippvarustuse lahendus, kus kere ise must, kuid A-piilarist jookseb B-piilarini siuke tumepunane kontrast. B-piilaril lahedalt süvistatud ka siia Mazda tekst. Tagaosas näeb võib-olla minu arust MX-30 natukene liiga siuke veemull või nagu liiga ümar välja, ning samuti võiksid tagatuledest need horisontaalsed elemendid olla natukene pikemad. Pagasiruumi on MX-30 kuni 350 liitrit, mida on küll näiteks 100 liitrit vähem kui Hyundai Konal, Kia Nirol ning ka CX-30 ning 30 liitrit vähem kui ID3-l, kuid ütleme olenemata sellest on see pagasiruum ikkagi nagu piisavalt suur. Suuremaks mureks on aga see, et Mazda ei ole lisanud siia erinevaid pagasiorganiseerijaid ehk ei ole kotikonkse, haakenurgas ega ka lisaruumi põranda all. Siuke paari sentimeetri laadimiskünnis ning teise istmer ja seljatoed klapivad kokku 60-40 suhtes. MX-30 hinnad algavad 37 000 eurost ning üllataval kombel on tegelikult elektrimudel isegi sellest hübriidist odavam ning tema auto puhul on siis tippvarustuses kerkinud hind umbes 45 000 euroni. Nüüd aga lähemalt siis MX-30 sõidutehnikast ehk tema pistik ja REV hübriid lahendusest. Kapoti alt leiame vabalt hingava 0,8 liitrise rootormootori, mis arendab 55 kilovatti, kuid ei ole siin üldse, et vedada rattaid, vaid tegelikult käitub siin just kui elektrigeneraator ning laeb MX-30 17,8 kilovatt-tunnist akut. Esirattaid veab aga hoopis 125 kilovatine elektrimootor, mis kiirendab mudeli 100 umbes 9 sekundiga ning kuni kiiruseni 140 kilomeetrit tunnis. Täiselektrilisena suudab MX-30 tootja sõnul läbida umbes 80 kilomeetrit, kuid kui me arvestame juurde ka siis sisepõlemismootori genereeritud elektrienergia, suudab ta nii täis aku kui täis bensiinipaagiga läbida tootja sõnul üle 600 kilomeetrit. Meil siin vadagevastes oludes pole auto aga üle 400 kilomeetri lubanud sõita. Nagu öeldud, on MX REV aga ka pistikhübriidne ehk põhimõtteliselt saab selle mudeli akut laadida ka pistikust kuni 36 kilovatiga, mis laeb siis aku põhiosa täis umbes poole tunniga. Kui tahad nüüd aga selle mudeli numbritega täpselt tutvuda ning võrrelda neid ka MX-30 täiselektrilise versiooniga, pane korra video pausile, kuid meie lähme vaatame nüüd lähemalt salongi. MX-30 salongist eritab meid mõõdukalt premiumlik ning üpris viisaka väljanägemisega salong. Mulle isiklikult tõsiselt meeldib Mazda disaini keel, midagi pole nii üle disainitud, kuid samas on kõik funktsioonid suhteliselt kasutajasõbralikud, materjalid samuti piisavalt meeldivad ning ehituskvaliteet samuti võrdlemisi tasemel. Rooli peal võiksid vaid nupud ning keskmiste tulede kohal lagi natuke vähem loksuda. Multimeediat esindab arvutuuril 8,8 tolline ekraan, mis kenasti reisijatel nähtavuses, kuid siis selgelt käeulutusest väljas, sest meil on ekraani kasutamiseks hoopis keskkonsoolil juhtrullid kiirede nuppudega, millega harjumine võib võtta küll veidi aega, kuid üldiselt on selle kasutamine suhteliselt lihtne ja loogiline. Riistvariselt on multimeedia terava ekraaniga, kuid saaks olla natukene kohati reageerivam. Tarkvariselt suhteliselt lihtsa loogilise ülesehitusega kõik peamised funktsioonid on olemas ning näeb ka visuaalselt süsteem igati ilus välja. Helisüsteemi osas on tema auto varustatud uhkema Bose-lahendusega, mis koostöös MX-30 salongi hea akustikaga pakub läbivalt suhteliselt kvaliteetset ning dünaamilist helikogemust. Kliimasajate muutmiseks asub keskkonsooli eesotsas eraldiseisev kliimamenüü, kus siis äärtel füüsilised nupud ning keskel puuteekraan. Üldiselt on kogu lahendus kenasti reisijate käeulatuses ning tänu puhtale ning selgele asendiplaanile on seadete muutmine lihtne ka sõidu ajal. Rooli kohale saab MX-30 suhteliselt sportliku väljanägemisega ning ergonoomilise disainiga kolmekordalise, mis püsib kindlalt kätte vahel ning võimaldab ka erinevaid käsitusviise. Multifunktsionaalsust lisavad füüsiliste nuppude päänid äärtel, kus siis vasakul multimeedia ja näidikutablu nupud ning paremal juhiabiliste nupud. Rooli taga plastikust rekuperatsioonilabad ning rool on varustatud ka elektrilise soojendusega.
Sõiduameti kuvaliseks saab MX-30, pool analoog, pool digitaalnäigu tabloo, mis kenasti süvistatuna välise valguse eest kaitstud ning läbi rooli avaga kenasti nähtav. Äärtel kuvavad analoogkellad siis mudeli jõukasutust ning bensiinipaagi ja aku taset ning keskel on meil 7-tolline ekraan, millel 3 põhivaadet, kõik peamised andmed suhteliselt lihtsasti leitavad, üheselt mõistetavad, riistvaliselt ekraan jällegi terav, kuid saaks olla natukene reageerivam. Juhi silme ette pakub Mazda MX-30 ka lihtsat, kuid informatiivset esiklassi näidikut. MX-30 istmed, mis tema auto Edition R varustuse puhul kaetud tekstiili ja kunstnahaga, on kuju poolest suhteliselt korvikad ning hoiavad reisijaid päris hästi paigal. Polstrid on küll pigem jäigad, kuid ei väsita ka pikematel sõitudel ning tegelikult pakuvad igati mugavat ja toekat asendit. Lai reguleerimise ulatus võimaldab mugav asendi leida igat kasvu reisijatel ning juhi kohale on saadaval siis ka elektriline reguleerimine ning mälufunktsioon. Samuti on esiistmed varustatud soojendusega. Esemete hoiustamiseks on salongis keskpärase mahutavusega käetoelune, 2 topsihoidjad ning suur laegas siin keskkonsooli ees käigukangi all. Keskpärase mahutavusega kindalaegas ning ka suhteliselt suured uksetaskud. Imepisikene laegas juhi vasaku põle juures ning prillitoos laes. MX-30 võib-olla isegi üheks müügiargumendiks ning ka party trickiks on see, et mudelil on suicide doors, B-piilarid pole, vaid külje-uksed avanevad 2 erinevale poolele, et luua siis üks suur avar ligipääs nii esi- kui tagaistmele. Nüüd mina 2-meetrisena tõenäoliselt seda videos väga hästi ei demonstreeri, kuid tegelikult siis siukse lühikese crossoveri puhul võimaldavad suicide doorid ka tagaistmele lihtsamalt ligipääsu. Ruumi osas kaasreisija poolelt põhimõtteliselt 2 2-meetrist mahuvad isegi üksteise taha ära, kuid mul on põled juba vastu esiisted ning pea vastu lage. Istmed ise suhteliselt mugavad, taga aknad pigem väiksed ning esemete hoiustamiseks on mul siin ka siis topsihoidjatega käetugi. Küll aga pole suicide doorid MX-30 puhul aga täiesti veotu lahendus, sest et tagumine reisija saaks välja tulla, peab siis esiteks esimene istuja tegema esiukse lahti ning samuti turvavöö lahti võtma, sest esiistmete turvavööd on tagumiste uste küljes. Sõidu osas, nagu ikka, räägime esmalt siis jõuallikast ning nagu ma ütlesin, on sellel MX-30 REV vedavaks mootoriks 125 kW ning 260 Nm arendav elektrimootor, mis veab ainult esirattaid. Mudeli tühimass natukene alla 1,9 tonni, mille puhul siis esialgu võib tunduda, et 125 kW-st võib jääda väheks, kuid kuna tegemist on elektrilise 125 kW-ga, sest põhimõtteliselt on sõidu poolest ikkagi auto ja elektriauto, siis tegelikult saab see mootor auto massi ja suurusega väga hästi hakkama, linna vahel liiklemiseks tõmme piisavalt kiire ja tugev, tõsi, maanteedel natukene võib-olla jääb jõudu väheks, kuid ega ta pigem nagunii on mõeldud linnateedel liiklemiseks. Mudeli hübriidsüsteem sõidus jõnksatusi ei tekita, sest sisepõlemismootori ratastega mehaaniliselt ühendatud ju pole, kuid mootori opereerimisest on alati aru saada, sest salongi jõuab arvestataval määral mootori müra, mis õnneks aga piisavalt madal. Samuti, kui autoga seisma jääda, jääb ka sisepõlemismootor alati seisma. MX-30 vedustus on pigem keskmisest jäigem, mille tõttu siis kõike teel toimuvad suhteliselt hästi juhi kohal tunda, kuid samas pole konarused ka üleliia põrutavad ega väsitavad. Kergekaldumisi esineb, kuid oma suuruse ja massi kohta püsib MX-30 siiski ettearvatavalt ja stabiilselt teel. Kuid vastupidiselt minu eelarvamustele on tema sõiduomaduses siiski siuke isikupära olemas, mis kutsub aeg-ajalt ka lihtsalt sõitu nautima. Nähtavus on salongist ette ja tahapoole väga hea. Küljeakende puhul natukene alguses tahaks, et aknalaud oleks madalamad ning aken ulatuks ka siis tahapoole kaugemale, kuid sellega harjub ära ning samuti juhi peegel natukene võib-olla võiks olla suurem ning moonutada pilti vähem. Gabariidid on aga juhi kohalt suhteliselt hästi toetavad ning lisaks üleüldisele heale manööverratavusele lihtsustab kitsastes oludes liiklemist siis ka 360-kraadine kaamerasüsteem, mille kaamerad suhteliselt kvaliteetsed ning mitte ka kuigi määrduvates asukohtades. Teiste juhiavaliste hulgas loomulikult kõik adaptiivne püsikiirushoid ja pimenurgaandurid ning ka mitte kuigi iseseisev sõidurea hoidmine. Seega selline ta on elektrilise veomootori ning Rolls-Royce ustega Jaapani väike kompaktmaastur. Uue ajastu elektriline Mazda RX-8 ehk MX-30 REV. Kui tahad mudeliga lähemalt tutvuda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.